Kuule, aga no te samu kaustiga saa see vett juba. No tühja ka, mille saa. Nurmas, rahval oma siin ilopäeva, aga sulla oma kõva tüüpäeva. Kus lätt? Et ei mul jakkus tuud illo ka, kui mõnta asja tiit niimoodi, et päähä muud ei mahu paraide. Et siis on hindel hää olla. Halvem on jah siis, kui mitu asja niinku kõrraga pään omavaihel taplas. Et edimäne päiv oli kuigi niimoodi jah, et ei ole veel mida ette teedä. Ja siis niinku es saa osa eski tollest, mida kamandit. Toine päiv kuigi jopa läts esihindast kõrda ja olid kõik aik loengid ja man ka kulle ja mitte es ole õnne järgmäse välja vahtja. Et ole niinku rahulikumbast muutunud. Aga kuna sa ta jah-sõna anni, et selle töö ära tiid? Tuu oli siis, kui luminas sulama vast vai nii. Mõni märtsikuu, jah? Vai eski varrem, pea aasta alustus on ta oli. Jah. Ja siis panid kava kokku ja? Vaat ma es paneki kava kokku kuigi. Tuu ma tahi, et kuigi muud on nagu võtasi esikujo. Et ma es nakka plaantama, mis kõik täpselt pead olema. Perään tuli tuu plaan, et kui olivat kogonua jopa mõne kõneleja vai suur jago, vot siis kait, et mõni särne ainevald on perus katmada, et siis jah otset inemisi, ja võisi tuust vai tuust kõnelda, aga kuigi nagu tahit, et asi esihinnast nakkas kujanda. Seo kotus on su kodu lähkün, mitu kilomeetrit? Ega ta ei ole ka nii. Eks meil väga pikk kihelkond. Sealt kotost mul Räpinähe juba 17 kilomeetrit ja ega Räpinäs siia või ka 15. Aga sa oled siin eks kõrdu käynud varraba ka? Ole käynyt, aga ei saa ütelda, et mul nüüd rahvas perus tutva oles. Ma eks tuusi, et ma olen nigu välästpoolt võetu siia siiski. Selle, et ma siin paiga peal olla eks palju ja kõrraldada saa, nii et kõik sii kõrraldusiks majanduse pool ja majutuse paikapandmine ja suurelt jaolt oliks siin paiga peal inemiisi töö ja minu oma näide kõnelõide kokkuotsmine ja ärkõnelemine. Ja saaks tiidset nagu siit näid paiga peal siit inemiisi mõnte? Tiisi küll, jah. Seda või ütelda mõnt ja noh, eks Räpinä kihlkonna terve jao peal kah sille, et siin ma olen ka koolin käynyt ja keskkoolin ja tollest ajast on tutvit, kellest mõistat toda teedä, et nää oma kiilt kõneles ja oma mielt hoid. No ja sa nüüd oli seal osatööt ja tuul eiletsin näidendin. Tuu pärast ta siis oli sakesta seal leevakun. Teno tuolle, jah, mul olgi särne mõte, kui ka tuu näytemäng välja tuli ja suveülikooli vidämise pakmine kah, et vot tuu nüüd kergendas asja, et seda vahet sõitlemine ruusa kah leevaku lähiksel, et saasena kats asja kokku viia. Ega nii väega es saaki. Näytemängiks oli särne, et kui sõedid sinna perele, siis tuu võtt kõik ajo, nii et nagu tõse asja peale saab palju mõtelda. Ja ma ütle viil, et näytemäng on olek nii eelaku üleele, oli ka särne asi, mis võtte pää nagu tervenist ja hindeala tuu töö, et tegelikult tuu mäng on nagu puhkus kõigest muust, et mul oli hää miil, et ma niimoodi sai teeta. Ja sul nüüd, noh, paistus, et asi lätt päris hästi kõrda. No, sul vast, noh, eelät ämbä mõne säänse idee või soovituse tulevases aastis on parla ütelda või taht mõtlemist? Soovituisi. Ei mul ei ole, ka või olla tolle pärast, et nii viimätse aasta ma ei ole suveülikoolen väega esikäänyt. Tollen mõtten olen mina nagu puhas leht olnud selle kõralduse peal kah. Ma olen kaenu paperit minevast aastast ja tolle perre siis niimoodi mõtel. No aga noh, tähenpäst päivä mina putus siis olema tähenpäsel päeval või olla kõige inämpa asja võtnu hinde peale ja hinde pitä. Nii et inne lõpetust oma veel
tähtsa kontserdi ja muidu laulmise ja värgi. Sa oled ka laulumees ja vist laulu tegija, aga suveülikoolil ei ole hümni vist. Ei ole küll, aga mu arust juba tõist aastaga trükitas sinna suveülikooli lehe peale seda Linda vaimu. Toda, jah. Et mis tuu siis tähendas? Kas tuu juba tõmbas nagu hümni poole video? Toda vist on mõnikord laultu, jah. Nii et ei tea. No aitäh, Parlo. Ole lahke.